Tere hommikust! Tervitan täna teid selliste kaunite kulmudega. Tegelikult ma panin kulmuvärvi mõjuma. Ma olen aastaid ise oma kulme teinud, värvinud. Siis kui ma käin labineerimas, siis muidugi värvitakse, aga muidu ma teen ise oma kulme. Tegime hommikusöögi juba ära, sõime ära. Ja kuna mul on homme sünnipäev, siis on Rain plaaninud juba meile väljasõidu, mingi majutuse bookis, nii et kuigi ma ütlesin, et ma ei soovi mingeid kinke, sest et ma olen niigi rahul sellega, et me saame siin baalil olla ja kõik on mega hästi ja tegelikult polegi mitte midagi vaja. Aga Rain suudab alati üllatada, seega eile ütles mulle, et me lähme 2 päevaks siis kuskile teise kohta ja ma siin tengisin ennast korda, et sünnipäeval ilus välja näha. Meil on siin vahepeal pikalt olnud hästi vihmased ja veits nagu sellised koledad ilmad, et päris palju pidanud toas olema. Aga täna on jälle üle pika aja ilus ilm, päike paistab ja ma loodan täiega, et homme on ka mega ilus ilm, sest ma kavatsen homme teha ainult neid asju, mis mulle meeldib. Ma kindlasti päevitan homme ja söön head toitu. Need on põhiasjad, mis mulle meeldivad, nii et jah, ma loodan, et homme tuleb sama ilus päev nagu täna, päikseline ja mõnus. Aga nüüd ma lasengi oma kulmukestel mõjuda. Tavaliselt, ma ei tea, ma hoian neid suht umbmääraselt. Ma vaatan, et mingi 20 mintsa, pool tundi, oleneb täitsa, kuidas ega nendega ei juhtu midagi. Ja siis jah, pakime asjad ära ja varsti hakkame liigutama. Oleme nüüd jõudnud kohale oma majutusse. See on meie uks. Mega ilus. Tuled sisse, siis on kohe selline leboala, basseinike. Mega stiilne ja täiega ilus. Nii, meile tehti isegi tutvustustoad, kus mis asjad asuvad. Nii, telekas. Siis on meil siin selline muusikavärk. Väga uhke. Siis kohvimasin. Minibaar, joogid. On siin külmkapike. Siis erinevad nõud.
ja mikrokas on isegi meil olemas, mikrokas siis erinevad taldrikud, põhimõtteliselt nagu selline minikööginurk täitsa, ma ütleks. Ja siin on, nägid, et siin on vein või? Selline. Nad on ise kleepinud, vaata nagu sildi ära võtnud ja pannud tähed peale. See tundus punane vist. Ja siis vaadake, kui ilus see roheline plaat on. Nagu ülikena. Ja siin on dušinurk. Rätikud. Erinevad, siin on isegi hambaharjad olemas. Läkski hambaharjad. Föön ilmselt. Jah, föön. Ja vets. Ja muidugi see kapp. Ma ei tea, mul oleks seda vist vaja endale. Üli ilus. Siis on kotike. Ja jah, kuule, siin on isegi see. Vaata see asi, millega saad nagu voodisse süüa endale võtta. Päris äge ju. Ja meil on ka seal sööginurk. Rain tellis ka hommikusöögid meile ja siis öeldigi, et hommikusöög tuuakse, serveeritakse siin. Et ülipeen ja väga äge koht. Vaadake seda, kui äge. Oppi. Nii tore. Tegin just trenni ära ja noh, nii palju siis sellest mainitud ilusast ilmast. Jälle vihmaseks läinud. Ma lihtsalt hoian täiega pöialdud, homme on ilus ilm. Aga praegu ma teen pesu ära ja siis vaatame, tellime midagi süüa. Ja meie toiduke saabus. Vaatame kohe. Lähme siia oma lauakese peale. Me tellisin miskit sorti, need riisikausid. Samad, ja võtsin ühesugused teriyaki kanaga. Et ma nüüd üritan näidata teilegi. Siin on hästi palju selliseid kohti tegelikult, kus saab selliseid riisikausse tellida. Siin ongi siis soe riis, soe kana ja natuke sellist värsket. Et see ei ole nagu selline pokepoulid, vaid ongi selline soe toit ja riisikauss. Nii et head isu, me polegi sellest kohast veel tellinud kusjuures. Tere hommikust ja palju õnne mulle! Tänane hommik on alganud niimoodi, et meile toodi hommikusöögid. See hotelli töötajad tulid ja tõid mulle koogikesega ja laulsid kõik. Nii vahva. Siin on meie hommikusöögid. Siin on mu koogike, mul natuke küünal libises siia sisse. Ja siis selline muna ja vorstikesed. Ma täiega lihtsalt päike, palun. Tule välja. Ja kuna päike on väljas, siis ma kavatsen minna ja lihtsalt
vedeleda siin natuke aega. Nii et muidu nagu hommikuks alkoholi tavaliselt ei joo, aga mõtlesin, et oma sünnipäeval võin ma seda teha, kui ma tahan. Ja kuna mul oli just täiega isu selle Smirnov Ice'i järgi, siis ma mõtlesin külmalt seda ja siis basseini ääres oma sünnipäeva hommikut veeta. Perfecto. Aga selle joogiga seoses on tuleb alati mingi sellised noorusaja peod meelde. Neid on isegi, siin ei ole, aga Eestis on selliseid 1,5 liitriseid pudeleid ka müügil. Sellega jah, tuleb selline noorusaja peod. Me nüüd chillime siin basseini ääres. Päike. Aga minna. Ja täpselt nii mulle meeldibki lihtsalt olla. Päikse käes vedeleda ja nautida päeva. Raudlikult. Aga selle joogiga seoses ma ei tahtnud kuidagi nagu propageerida seda alkoholi joomist. Mul lihtsalt on see minu mälestustes sellest Smirnovi joomine sellisena. Aga ma arvan, et paljudel teistel on ka see kuidagi seostub mingi nooruspõlvega. Või vähemalt nendega, kes on nagu minuealised. Siis nendel on sama teema võib-olla sellega. Ja mis saaks olla veel toredam kui külm jääkohv ja soojad mandlikrossandid. Kui ma vaid saaks seda lõhna edasi anda. Ma hakkan tegema ühte huvitavat asja kohe. Siin poes müüakse selliseid popcorne. Rain tegi praegu nalja, siis ma ei saa naeru pidama. Mida saab mikroonis teha, nagu meil ka, aga siin on poes nende popcornide kõrval kohe mikrokas olemas, nii et sa saad poes selle endale valmis teha. Kuna meil on siin majutuses mikrokas olemas, siis me mõtlesime, et me ostame kaasa. Ostsimegi ja nüüd ma proovin selle ühe pakki siin ära teha. Mis siin erilist on see, et siin on mingi väga huvitav selline pakike kaasas. See on vahukomi maitsega. Ilmselt see selline pehme segu ongi siis nendele popcornidele pärast peale valamiseks. Sellega teeme nüüd proovi. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Okei, see pakk on juba nagu megaõline. Nii et ma arvan, et see saab ainult head tähendada. Nii, seal oli peal kirjas, et 2-3 minutit. Paneme niimoodi. Nii. Tundub, et need said valmis. On päris kuum. Panin valmis siia 2 kausikest, kuna mul ühte suurt ei ole. Nii, nüüd raputan seda ja siis ma valan siia kaussidesse seda. Ikka läks natuke persse. Nii. Vaatame, mis sest välja tuleb. Ma enne maitsen natuke. Vaatame, mis maitsega see on. See meenutab vaata piparkookide seda glasuuri maitsega veits. Mõtle huvitav, kas see peaks nagu ise siia ära sulama või? Ei, siin on öeldud, et suurde kaussi. Vaatame, ma proovin äkki seda segada pärast rusikaga. Selles mõttes, et ma mõtlen hinna suhtes Eestis on need popcornid ju, need mikroka popcornid maksavad sentidega midagi. Alla euro minu arust. Vist on äkki 60-70 senti. Ja need siin, see pakk reaalselt maksis 38 000. No see on ala mingi, ma ei tea, üle 2 euro veits. Et väga nagu huvitav, et siin nagu nii kallid sellised asjad on. See on nagu tavalisi ei müüdagi, ongi ainult seda ühte sorti popcorni. Ma vähemalt ei ole nagu teisi sorte näinud. See on nagu kummaline veits. Sest nagu maisitooteid ja selliseid asju müüakse küll nagu iga nurga peal. Aga popcorni kui sellist. Ja vähe maitseb hästi selle seguga.
kuigi seda segu oleks nüüd natuke vist isegi rohkem olla. Sest et seda, ma ütleks, et seda nüüd siin palju on. Sest paljud popcorni need ei saa isegi kokku sellega. Nii, me tellisime nüüd õhtusöögi. Coca-Cola. Tegelikult ma tellisin ilma suhkruta, aga kahjuks neil ei olnud ilma suhkruta, ehk siis lepime suhkruga. Ma valasin meile veinikest juba välja ja ma tellisin burgereid. Ma ei tea tegelikult ise ka, ma sealt midagi valisin. Aga ma vaatasin algul üldsegi pitsat, aga kuna ma ei leidnud ühtegi sellist mõnusat kohta, pitsa kohta, siis ma tellisin mingid burgerid. Vaatame, siin on meil, üks peaks olema kanaburger, üks on mingi... Aga see on väga huvitav, kusjuures siin oli nagu burgeritel peal nagu see kalorite hulk, vaata, ja need, et ühesõnaga kogu see sisu on kirjas siin lausa, väga huvitav, aga ma arvasin burgerid natuke suuremad. Pildi peal olid jumala suured. Siin on 2 kotti friikaid siis ja need peaks olema juustuga friikad. Okei, kui jääb midagi puudu, siis tellime juurde, mis on. Ja tegelikult kell on meil juba jumala palju, kell hakkab 6 saama ja üldse aeg siin baalil läheb nagu mega kiiresti. Ma ei tea, see on nagu julm. Minu arust kogu selle aja, mis me siin olnud olema, mul tundub, et see nagu hommik läheb õhtusse lihtsalt, ma ei tea, selline tunne nagu tunde oleks vähem siin päevas. Veider. Nüüd me saime oma õhtusöögi ära. Kui jääb puudu, tellime juurde. Ja siis jah, ilmselt õhtul vaatame siis Netflixi veel ja mõnname. Me on siis vahepeal täitsa õhtu kätte jõudnud. Me saime oma kõhud täis ja mõtlesime, et hakkame vaatame telekast midagi. Ja ühtlasi ma lõpetan siinkohal selle vlogiga. Seega, ma tahtsin lisada, et kui sul on mingid ettepanekuid või midagi, mida sa tahaksid baalilt just näha mu vlogides, siis anna mulle märku kommentaarides. Ja jah, see oleks hästi tore. Ja siis ikka, olge tublid, aitäh, et vaatasid ja näeme juba järgmisel korral. Ciao, ciao!